Tere tulemast Eesti Rahvusraamatukokku ja tere tulemast essee kogumiku See esimene raamat 500 aastat ühist kirjakultuuri esitlusele. Welcome to the National Library of Estonia for the presentation of the collection of essays See esimene raamat 500 aastat ühist kirjakultuuri. Palume avasõnadeks lavale Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori Martin Ööveli. Please welcome to the stage the Director General of the National Library of Estonia, Martin Öövel. Lugupeetud Läti Vabariigi suursaadik Kristine Našenjetse, lugupeetud raamatuaasta peakomitee esindaja Tõnis Lukas, lugupeetud Läti Rahvusraamatukogu peadirektor Dagnia Baltina, austatud autorid, head kohalviibijad. Raamatule oleme sellel aastal palju mõelnud. Küllap isegi inimesed, kes kuigi palju raamatuid ei loe. Meil kõigil on oma esimene raamat ning enamikul ka mõni selline elu jooksul loetud teos, mis jäänud südamesse ja mõtetesse. Nõnda samuti on emakeelne raamat muutnud eestlaste elu ja meie ajaloo kulgu, samuti lätlastel, kellega seob meid nii esimene teadaolev trükitekst kui ka ühine poliitiline ajalugu. Esimesed emakeelsed vaimulikud tekstid olid küll konarlikud, ent ajapikku võrsusid neist üha sisukamad raamatud. Raamatud, mida hakati säilitama raamatukogudeks. Nii nagu raamatud, avardasid ka raamatukogud lugeja maailma, muutusid hädavajalikuks abivahendiks õpetlasele ja poliitikule selles maailmas toimimisel. Täna esitletav kogumik sisaldab 25 Eesti ja 25 Läti humanitaarteadlaste esseed, mis kajastavad meie ühist teekonda esimesest rahvuskeelsest raamatust rahvusriigi loomiseni. Võimalikuks sai see raamat vaid tänu Eesti ja Läti esseede autoritele, kes on suutnud kontsentreeritult tuua esile kõige olulisema, mida iga end harituks pidav inimene võiks teada meie ja meie lähima naabri ühisest raamatuloost. Kogumik lõpeb iseseisvusdeklaratsiooniga. Samal 1918. aastal, mil Eesti kuulutas end iseseisvaks, asutati tänase Eesti Rahvusraamatukogu eelkäija Eesti Vabariigi Riigiraamatukogu. Rahvusraamatukogul on seetõttu kohustus, õnn ja au anda välja teos, mis toob esile raamatu osatähtsuse meie rahvusriigi kujunemisel. Tänasel päeval, tundes rõõmu iseolemisest ning kõneledes oma rikkalikus emakeeles, oleme kahjuks silmitsi ka suure murega, kuidas globaliseeruvus maailmas säilitada omakeelne kirjasõna ja seeläbi meie rahva unikaalne identiteet ja maailmatunnetus. Esindades asutust, mis on ellu kutsutud, et hoida ja kaitsta eesti kirjakultuuri ning on seeläbi kujunenud maailma suurimaks eestikeelse kirjavara koduks, on olnud rohkelt põhjust sellel teemal süvenevat muret tunda. Kuigi meie võimas haridussüsteem on taganud maailma parimal tasemel funktsionaalse lugemisoskusega ühiskonna, siis rohkete uute ajaveetmise võimaluste kõrval leiavad meie inimesed aina vähem teed emakeelse kirjanduse juurde. Isegi kirjandusvaldkonnas on võõrkeelne sisu tihti soodsam ja lihtsamini kättesaadav. Selle tagajärgedest annavad tunnistust ka Eestis viimase pooleteise kümnendi jooksul rohkem kui poole võrra langenud trükimahud. Seega seisab Eesti Raamatu 500. sünnipäeval kogu kodumaine kirjandusvaldkond silmitsi ühe oma ajaloo suurima väljakutsega. Sest rahvuskultuur, mis sündis omakeelse kirjasõnaga, on meie kõigi jaoks väärtus, millel ei tohi lasta hääbuda. Tänase teose ilmumisega annab Eesti kirjandusmaailm selge sõnumi, et omakeelne kirjasõna on jätkuvalt meie südameasi, mille eest oleme valmis võitlema. Täna esitletav ühine ajalugu ja väärtusloome olgu selleks sädemeks valdkondlikule koostööle, mis tagab omakeelse sisu kvaliteedi, atraktiivsuse ja kättesaadavuse ka uute tarbimisharjumuste maailmas. See vastutus on nii meie autorite, kirjastajate kui ka raamatukogude kanda. Kuid õnnestumiseks on meil vaja iga Eesti inimese jätkuvat soovi saada teadmisi ja kirjasõnas kantud elamusi oma emakeeles. Tahaksin lõpetada hiljuti
meie seast lahkunud paavst Franciscuse sõnadega tema kõnest eelmisel aastal Vatikani raamatukogu korraldatud konverentsil Raamatukogud dialoogis. Raamatukogude missioon on anda mineviku pärand edasi viisil, mis oleks tähenduslik uutele põlvkondadele praeguses kiirele tarbimiskultuurile orienteeritud ühiskonnas. Ühiskonnas, mis vajab toetavaid, kujundavaid, avatud ja kaasavaid keskkondi, kus saab luua uusi sünteese, mis võimaldavad mõista olevikku ja toovad lootust tulevikku. Armsad sõbrad, ärge laske end heidutada selle maailma keerukusest, kus me oleme kutsutud töötama. Tsitaadi lõpp. Omalt poolt tänan esseekogumiku autoreid ja soovin meile kõigile jõudu oma keele eest seismisel. Nüüd palume lavale Läti Vabariigi suursaadiku Eestis, Kristiine Našenietsa. Next, please welcome to the stage the Ambassador of the Republic of Latvia to Estonia, Kristiine Našenietsa. Dear directors of the National Libraries of Estonia and Latvia, dear editors and authors of the collection of articles, it is a pleasure and honor to speak at the opening of the seminar organized by the National Library of Estonia and dedicated to the publishing of the collection of articles about the history of the book in Estonia and Latvia. First of all, I would like to express my appreciation to both libraries and authors of the collection for their extensive work and for the fact that they decided to do it together. This collaboration of the Estonian and Latvian scholars and researchers is highly important, since it reminds once again to ourselves and to the others that our nations, Latvians and Estonians, started with a book together. We started together, we have been and remain today, and even more than before, deeply bound together. We must cherish and develop this togetherness. Culture, art, literature is the strongest magnet that drives and keeps people and nations together. It creates the community of thoughts and promotes common ideals. It is not for nothing that after the Second World War, several art festivals like Avignon, Vienna, Edinburgh and others were created in order to imagine the future together. Who are we? And where do we wish to go? What is our ideal? It is a topical question for Europe, at least since Milan Kundera's famous essay in 1983, where he deplores that Europe doesn't feel anymore its unity as a unity of culture. And hence, he writes in 1983, the tragedy of Central Europe, which still sees the Western Europe as during the interwar period, that is, united by culture, whereas the Western Europe sees the Central Europe only politically, as a part of the former USSR empire. Culture in its various forms of expression helps imagining ourselves in the shoes of another person. Or as we say in Latvian and in Estonian, it helps getting into the other person's skin. This is a prerequisite for democracy and democratic debate. The crisis of democracy is precisely the crisis of listening to each other, says Byung-Chul Han, a German philosopher, in his book about democracy turning into an infocracy. It is the crisis of discourse, which according to its Latin roots means running in all directions, reminds the same philosopher, running back and forth from one's own opinion to the opinion of the other. If the other is absent, it means that one's discourse is doctrinal and dogmatic.
It is precisely the listening to each other that makes the us, that makes the community. Democracy is listening, discoursing, and it is characterized by a book, writes Byung-Chul Han. Without a book, without printing, there would not have been enlightenment, which was based on reason and reasoning. The book is a coherent public discourse. In the civilization dominated by the book, public discourse is characterized by an orderly and coherent layout of facts and ideas, says the philosopher. And he provides a telling example of a 19th century political discourse which was dominated by the book, namely the election debates in 1854 between the Democrat Abraham Lincoln and the Republican Stephen A. Douglas. Douglas spoke for 3 hours in those debates, and Lincoln responded with the same length. After that, they spoke each 1 more hour, where they reacted to the opponent's speech. Search for coherence and a capacity to tell a story in order to orient oneself in today's chaos. Those are the reasons why there are many people who gladly read long, thick books, says a Latvian poet and translator Ieva Melgalve in a recent discussion among Latvian writers and philosophers about literature in turbulent political times. Books reanimate the potential of telling a story, a narrative. Stories, in turn, create sense and identity, says Byung-Chul Han, at the same time explaining that conspiracy theories are equal to mini-stories. A book as a coherent public discourse is central to the survival of democracy. It has a potential to unite, to create a public space with common themes. A book reminds us of values, such as freedom. Freedom not in the sense of consumerism, that we are free to choose this or that chocolate, but in the sense of morale. Freedom as reminds recently an American historian, Sophia Rosenfeld, historically means the capacity with one's own will to remain on the right track despite all kinds of temptations. It is a conscious choice to live according to the principles of morale and values. And to conclude, a book builds a nation, writes Dr. Toms Ķencis in his article in this book most of you are now having in your hands. Namely, it creates patriotic feelings towards an imaginary community of people we have never met, and towards a land which altogether is seen only on a map. This was true in the 19th century and led to the establishment of the Latvian and Estonian statehood. And this is absolutely necessary today for the cohesiveness of our societies and the cultural unity of Europe. Thank you. Järgmisena palume tervitussõnadeks lavale Läti Rahvusraamatukogu direktori Dagnija Baltina. Next, we kindly invite to the stage the director of the National Library of Latvia, Dagnija Baltina. Thank you very much, dear colleague, Martin Övel, Your Excellency, Ambassador of Latvia to Estonia, all the colleagues, all the authors, all the esteemed attenders of this very important event. It is my sincere joy and pride that I stand here today on the occasion of this significant celebration, both the 500th anniversary, but also the fact of opening such an interesting way of publishing a book in both languages, yet not simultaneously translated.
because it is an embodiment of what we mean when we say that we bridge our histories, our nations, our today, our past, our future. And it gives an empowerment to all of us and a really a shared joy of how two national libraries can work together, how two national teams can work together and create a great monument for this anniversary. And indeed, it's not coincidental. In our history, we have faced that through ages, the two peoples of Latvia and Estonia have shared both similar destinies as well as carried out and built close ties. One could even say that we have cultivated exemplary neighborly relations marked by daily curiosity and a healthy kind of rivalry that more encourages us to peer over the neighbor's fence to see what might be stirring and just as healthy observe what's happening there. But it's precisely in times of hardship that these neighborly glances turn into gestures of solidarity, unity, and deep mutual understanding, but also shared joy for others' success and shared curiosity for others' shorter, smaller or bigger differences. The sense of shared fate can be traced all the way back to the earliest days when both Latvians and Estonians really start also talking about their first written words and first printed words. And also these are roots of our mythologies, while deeply distinct, really reveal fascinating parallels, the same as we see when putting our books in a parallel. And when we talk about various methodological symbols like the great oak in Estonian mythology, which really resembles Latvian thunder oak, or Latvian Garapupa, which is the giant beanstalk stretching towards the heavens, really also reminds of many other parallels in Estonian mythology. And also today, the contemporary literature, we do recognize the humor in translated Estonian novels. We laugh about the similar jokes and we find them equally funny as in Estonian. And I think it gives us the cozy and warm feeling of being at home at each other's place and literature and books and recognizing these traits and just feeling we get each other by the slightest signs of murks. So our histories, our folklore, and even our linguistics echoes have always carried these reflections of each other. And it unites us, it strengthens us, it encourages us. And we can always say that Riga, as the place where these first books from Wittenberg were to be transported, also echoes how many times Riga is also mentioned in Estonian folk songs. Or how many times we recall Tartu as the really birthplace and also cradle for many intellectuals of Latvia. We crisscross our histories with pride and enjoyment. And also history has time and again put ourselves in also where we stood against things. And written word has been one of the most strong weapons we have had to stand against external domination, including Russification policies, and it has been through the book that we have been able to stand against these. Hence, the phenomenon of a book, of print culture, has not been merely a technological revolution for us. It has been a revolution for our identity, for our resistance, for our survival. And to publish in our own languages was to affirm also the dignity that we feel, to increase the sense of togetherness as of our nationhood, as a later on statehood. And it has helped us to persist even during the darkest hours and to maintain that our voices can never be silenced. So indeed, the printing press, the book, the written word are quiet bastions of our cultural independence, of our language, of the confidence of our statehoods. So it is, a book history is a unique testament to the vitality of the Latvian and Estonian languages, and it's their ability to adapt to political, economical, and technological transformation, and to simply grow through all these technological changes, through all the political changes, through all the economical challenges, with great respect and remaining always the very clear compass that language is the value, is a very important value for us. So in 2025, this year, when we speak of a book
and if reading is our foundation of national development, it does assert our conviction that our nations are curious, educated, wise, critically thinking, and independent, that freely writes, reads, publishes in Latvian and Estonian with the confidence of those 20 generations before us and looking forward to at least 20 generations following us. And of course, here we face the question, what is the future? And what will be the development of book in Latvia and Estonia, and how we can see its changes and how it gains momentum, or how it's becoming a more important also part of vital questions of today, of how to maintain our reading habits in our societies, how to maintain habits of our societies to coming to libraries, to have the critical inquiry and curiosity. It is really, really important that we mark this 500th anniversary of our two libraries together. And it's also a celebration of, in general, closer cooperation between us as institutions, in close cooperation, building not just digital and maybe bibliographical bridges, but also strengthening the geopolitical relevance of memory institutions. We really position as a national library in Latvia, at least, and I'm pretty sure we share this, that we are not only merely players of memory, of cultural heritage, but we are also a stronghold for geopolitical support for democracy and for withstanding also outside threats. So we are very important players in shaping a forward-looking and well-informed society. Thus, we see national libraries as strategic as institutions for foresight that understands how culture, knowledge, and memory are essential to shaping democratic futures and enabling the skills in the society to actually act in democracy. For this, books are very important, and they are irreplaceable in today's increasingly distracted and fractured information environment. And when talking about the complex problems the world faces, we must see that the book actually could be part of the answer. Not only because I'm a big fan of book as technology as a really, really important innovation, but actually because it offers and enhances different cognitive experiences, skills, and mindsets. Books and reading provide necessary arguments for the importance of culture as a foundation for resilience, peace, and prosperity. And also, books are the ones that teach and also give the confidence in one's native language. So I think it is important that we also use this 500th anniversary to increase and emphasize in our societies the role of the book, the phenomenon of book and reading in ensuring our own security in these geopolitical times, our own well-being and prosperity, and also the continued vitality of our confidence and language. As we are today celebrating this publication, I must recall the first conversations that led to this conversation and joint publication, and to jump over many, many statements I would still like to make, but to really, really cool that one of the authors of this idea for such a common publication was the long-standing and long-serving director of the National Library, Andris Vilks, which passed away this March. But I'm very pleased to seeing his ideas still flourish and live also in this publication. Because it was Andris who not only recognized the significance of the 500th year anniversary, but gave the direction to celebrating this anniversary together between our two countries. His basic premise was always to remind us that this anniversary is a shared anniversary. It's not only of Latvians or it's not only for Estonians, it's a shared anniversary. And I think it's a very strong foundational stone that we have this cliff to take off from. And it definitely enabled our partnership in a very, very nice way. To look through the book, and I'm wishing you everyone to look through it, and I think it's very fascinating to see also how different these two books look like, also visually. But I think it is very important to once again emphasize how the phenomenon of the book took roots in our countries and our languages, that it's not simply about ink on paper, but it is really, really about anchoring our statehoods.
Books carried us through war, through exile, through silence, through rebirth. And they are the reason we can today speak confidently in Latvian and Estonian. And we should not underestimate what we have been given. And they are actually the reason why we now, 500 years later, can say that we believe in our independence, we believe in our freedom, and we have the capacity to persist and thrive in these conditions. So I'm deeply proud we did this publication because I think it is a symbol that we are actually very capable, strong, creative, and actually capable nations that can work together, that have both shared value in working together, doing things together, and actually have outgrown this rivalry what I started with, that we actually take pride in sharing things. So I'm very thankful to all the authors who contributed to this vision of creating this mutual publication. And I think that your dedication and insights were instrumental in shaping this edition in its spirit of shared Latvian and Estonian heritage and our joint endeavor as a reminder that we are actually the ones that are enablers of dialogue, of fellowship, of freedom of our countries, of confidence of our language, as well as confidence in written and printed word in our own languages. So let this moment not only be a celebration of 5 centuries past, but it's actually a signal, as a cliff where we can see as our cliff where we can stand firmly upon to take off for the future 500 years. Thank you. Nüüd palume lavale Riigikogu liikme ja Eesti Raamatuaasta peakomitee esindaja Tõnis Lukase. Please welcome to the stage the Member of Parliament and the representative of the Organizing Committee of the Year of the Book, Tõnis Lukas. Teie Excellence, lugupeetud pererahvas, head raamatusõbrad. 500 aastat ühist kirjakultuuri on eestlastele ja lätlastele mõlemale rahvana andnud palju enesekindlust ja see, et me seda tähtpäeva tähistame, see näitab meie enesekindlust ja tänulikkust veelgi. Et see, et me seda 500 aastat hoidnud oleme, on muidugi ka kultuuri mõjude abi, aga ikkagi see on muutunud nii omaks, et Eesti riik, Eesti ühiskonda ilma kirjakultuurita, no kes üldse saaks ette kujutada, nagu paljud muudki rahvad seda ette ei kujutaks, iseendid ilma raamatute kirjakultuurita, siis rahvusvaheliselt ma usun, et selle 500 aastaga võime me tunda ennast ka võrdluses ikkagi päris hästi. Meie kirjakultuuri tugevus ilmneb nende seinte vahel, mis on küll ajutised, aga ilmneb kõiges, mis meil raamatuga seotud on. Meil on lugejad, meil on kirjutajad, meil on raamatukogud. Läti rahvusraamatukogu on maamärk kogu Lätile Riias. Meie rahvusraamatukogu, ka dominantne uhke hoone, saab varsti päriselt remonditud. Mul on hea meel tartlasena, et Tartu linnaraamatukogu saab endale uued ruumid mingi aja jooksul. Ja kui mõelda kirjakultuuri päriselt, kas ma olen juba lõpus selles tekstis, ma ei oska öelda, aga ärge nii hoolega seda võib-olla siis vaadake. Kui päriselt pidama jääme ja et ta oleks meil igavene, siis olgu rõhutatud 2 aspekti. Üks on siis tehnoloogiline areng ja muutused elus, nagu üldse, mõjutavad meie kultuuri, aga kui nad meid juba mõjutavad, seni on nad meile hästi omaks võetud. Ma usun, et saame nende järgmiste tehnoloogiliste revolutsioonidega ka hakkama ja raamat kui niisugune võib oma kuju muuta, aga kirjavara olemasolus ka tulevikus ei pruugi kahelda.
aga kindlasti Eesti raamatut mõjutab tehnoloogiline uuendus. Teine, mis eestikeelse raamatu saatust mõjutab ja tegelikult nii eesti kui lätikeelse raamatu saatust mõjutab, on see, kas me suudame põlvkondade kaupa anda edasi soovi lugeda, kirjutada, oskust seda teha, kas seda tehakse oma rahvuskeeltes, kas eestlased ja lätlased ise kaitsevad oma kultuuri ja loevad ka võõrast kirjandust tõlkekirjandusena, kas nad peavad oluliseks tõlkimist kui kultuurifenomeni, sellest sõltub tegelikult veel suuremal määral meie kirjakultuuri kestvus. Hando Runnel, kes on tegelikult kaasaegsete raamatuaastate pidamise ideoloog, kes 2000. aastal ju oli ka tegelikult kogu selle liikumise juht ja kaudselt praegugi, kelle algatatud Eesti mõtteloosari on siin just käepärast võtta, andis moto ka praegusele raamatuaastale, et rahvas algab raamatust. Siis kui me seda lauset edasi mõtleme, võime jõuda igasugustele parafraseeringutele, nii fataalsetele kui rõõmsamatele, aga selge on see, et kui raamat ja kirjakultuur püsivad, siis üks rahvas ei lakka ka olemast. Me oleme tähistanud sellel aastal raamatuaastat juba paar kuud ja võin öelda, et Eesti raamatuaasta peakomitee töötegijatel on need olnud võib-olla elu kiiremad kuud. Mõju on olnud ka täiesti nähtav. Ehk lõpuks loeme kokku, mõni meist on käinud 100 üritusel ja ühed ja samad näod on meil raamatukultuuri üritustel väga tihti, aga ma usun, et me jõuame selle mitmekesise kavaga ka tegelikult väga laiade ringideni ja tegelikult raamatuaasta mõjutab kõiki ja Eesti raamatukultuur, kirjakultuur on ju tegelikult kultuuri, taha siin niimoodi võrdlusi tuua, aga praegu tuli selline kultuuri ema, raske öelda, aga põhimõtteliselt on sellest sündinud ju kõik, teater, eestikeelne kino. Kui me võtame, meil on muuseumites nüüd järjest, oleme avanud Nigulistes suurepärase näituse, Eesti Rahva Muuseumis suurepärase näituse, meil on tellitud raamatuaastale isegi nimi laulud Mari Kalkunilt ja kes see teine oli, see oli ja keegi ei tunne teda niimoodi, kuidas teda tegelikult tuntakse. Oreli poiss, jah. Jah, seda muidugi. Aga need on vahvad laulud ja tegelikult on kõik need muud kultuurivallad ja sellel aastal ka pühendanud endid ja oma etteastumisi raamatuaastale. Nii et raamatuaasta peakomitee kõige suurem soov on, et nende sündmuste kõrval teeks igaüks endale ise oma raamatuaasta. Ostes Eesti raamatuid, eestikeelseid raamatuid, laenutades neid ja nii saame me anda uue tõuke või vaja mineva vahetõuke ka tegelikult kirjakultuuri püsimisele, raamatu kui fenomeni püsimisele üldse. Nii et see aasta on läinud suure hooga käima, nii meie sõbrad lätlased kui me ise. Muide, kuulasin seda võrdlust, meie folkloori võrdlust, võin öelda, et lätlased on oma raamatuaasta algatusega ja ka mastaapsusega olnud isegi pisut ergumad kui meie, kuigi folkloori sarnasustele rõhudes võiks öelda, et teatud erinevused on meil ka folklooris. Ma küll olen märganud, et lõuna poolt vaadates kirjeldatakse meid rohkem rahvana, kelle sangar Kalevipoeg ilmselt nii iseenda kui oma vendade ja kogu meie rahva juhtmete peale kivi heitis. Selle tõttu oleme me võib-olla pikaldasema toimega, aga seda sündmust peame me koos ja meie aabitsakukk mõlemil rahval elab hästi. Meie kirjavara ilmub, lugejaid on, kirjutajaid on, see ongi Eesti raamatuaasta peakomitee ülim soov. Kõike head
ilusat kogumiku avamist. Need, kes selle juba on avanud, on tee lahti teinud. Varsti avame selle kõik ja loeme, mis tähistab meie kirjakultuuri 500. aastapäeva. Kõike head teile! Nüüd palume lavale ajaloolase Juhan Kreemi, kelle ettekanne kannab pealkirja raamatutest ja sellest, mis nende ümber. Please welcome the historian Juhan Kreem to the stage with his presentation titled On Books and the World Around Them. Suur aitäh! Direktorid, ekstsellents, head kuulajad! On väga suur au olla palutud kõnelema siia raamatu, Eesti ja Läti raamatu juubelikogumiku puhul siin Rahvusraamatukogus ja eriti suurt rõõmu valmistab mulle see, et see pidu on just nimelt koos lätlastega. See meie ajalugu on tihedalt seotud ja selle võrdpilt on too sama kergelt müstiline tünn seal Lübeckis Kuldsarve võõraste majas. Me tähistame mõlemad seda sama segasevõitu lauset Lübecki toomdekaani Johannes Brandesi protokolli raamatust. Ja mingit kahtlust ei ole, et millalgi novembri alguses 1525. aastal oli Kuldsarve võõraste majas, siis originaalis Vas plenum libris Lutheranis etiam missas in vulgari livonico letico acestonico. Ühesõnaga, kõik oli samas tünnis ja lendab samas lõkkes taeva poole. Võib-olla oli see isegi sama raamat. Pidu on ühesõnaga täpselt pooleks, 2 peale. Ja kui järele mõtlema hakata, siis on meil ju siinsete maadelt päris esimene oma raamat Läti Henriku kroonika 2 peale, kust ammutame esimest korda seotud jutustust siinse maa ajaloost ja kus on kirjas esimesed eesti- ja lätikeelsed sõnad. No seda teavad igaüks, mida saarlased ütlesid, kui nad preestrit piinasid 1215. aastal laula pappi. Aga no eestlastele peab meenutama, et Satseele linnuse pealik Russin nimetab Võnnu mõõgavendade meistrit Bertoldit Draugs. Ei olnud ainult ladinakeelne raamat. Raamatu aasta puhul raamatu inimestele raamatust rääkima tulemine on nagu metsapuude vedamine ja kuna raamatu aasta on juba mõnda aega kestnud, siis on raske välja tulla ka millegi originaalsemaga, mida publik ei ole mõnes muus pidukõnes juba kuulnud. Peale selle on sinne publik raamatutele pühendunud kogudus mõistab raamatu tähtsust niigi. Aga kui ette kujutada, siis on tõesti olemas ka maailmu, kus raamat on rara avis, haruldane lind, nagu ladinlased ütlesid. Ja raamatukogudelt eeldatakse tänapäeval lisaks raamatute hoidmisele, laenutamisele ja lugemissaalile igasugu muude funktsioonide täitmist. Aga võtkem täna siiski raamatud ja mul on mõned asjaarmastaja mõtted nende kohta jagada. Selle raamatu aasta pidude puhul ma olen tihtipeale tabanud ennast küsimust, et mis raamat on, mida kõneleja raamatu all mõistab. Ja niisugust mõistlikku definitsiooni, määratlust ei olegi ma leidnud. Esmalt muidugi raamatu füüsilisus, materiaalsus, nii-öelda teabekandja formaat. See on see 2 kaanega asi. Juhan Smuul rääkis minu vanaisa matustel, kuidas kadunuke raamatut käes hoidis. Hellalt aukartlikul viisil lehte keerates. Seda mina oma silmaga näinud ei ole, aga mõned vanaisa köidetud raamatud on mul kodus alles. Raamatute köitmist ei saanud ma otse temalt õppida. Köitmist õpetas mulle mu ema. Aga mõned vanaisa tööriistad on mul seni alles ja tema köidetud raamatud. Ka mul on raamatu materiaalsus väga tähtis. See materiaalsus on olnud kogu aeg ohus. Loomulikult on raamatuid ka tahtlikult hävitatud, millest too 500 aasta tagune juhtum on vaid üksik näide. Aga raamat ei seili iseenesest vabas õhus. Vajab inimese poolt tekitatud spetsiifilisi tingimusi kuiva vist eelkõige. No kui järele mõtlema hakata, siis peale potikildude vist ei olegi eriti midagi, mis iseenesest säiliks. Arheoloogid võivad seda teile kindlasti kinnitada. Aga peale selle, mida tasub ka tähele panna, on see, et raamat võib otsa saada ka tarbimise käigus, võidakse kapsaks lugeda. Nii on juhtunud suure osa katekismuste, lauluraamatute ja aabitsatega. Nende tekstide üleelamise tingimus on olnud taastrükk.
Kuid ärgem jäägem kinni materiaalsusesse. Kas selleks, et raamat olla, on vaja ka mingeid sisulisi tunnuseid? Raamatu aasta puhul olen tähele pannud, et eriline entusiasm on vallanud nii-öelda kirjandusinimesi. Tundub, et esimesena mõeldakse raamatu all ilukirjandust. Kui vaadata tagasi aastasse algusesse, siis 1525. aastal oli ilukirjandus üleüldse ainult väga tinglikul kujul olemas. Mõni võiks öelda, et ei olnudki. Eestikeelset ilukirjandust aga üldse mitte. Üsna kindlasti ei olnud need esimesed eesti- ja lätikeelsed raamatud selle žanri esindajad. Esimest eestikeelset ja lätikeelset raamatut võiks pidada tarbekirjanduse hulka kuuluvaks. No tarbekirjandust on meil mitmesugust, töö sisekorra eeskirjad ja puuviljahoidjate rajamine ja mida kõike veel. Siis on veel aimekirjandus, teatmeteosed, teaduskirjandus. Eriti need viimased on hakanud just seda raamatuformaati viimasel ajal hülgama. Veebientsüklopeediat kasutavad enamuses kõik ja ega ka teadlaste puhul on teadusartikkel kusagil open access baasis see, mis loeb. Aga kus lõpeb raamat? Kas on olemas mitteraamatuid? Hea sõber Karel Vanemölder just äsja Eesti Üliõpilaste Seltsi albumis püstitas selle küsimuse. On terve hulk kirjakultuuri produkte, mis ei ole raamatud. Ajakirjandus, lendlehed, flaierid, moodsa sõnaga, sedelid, kirjad, arved, mis on palju ajalikumad, aga mis tihtipeale räägivad meie olevikust kohti paremini kui suured paksud raamatud, mis on mõeldud säilitamiseks. Kes teab, ehk oli ka see esimene raamat seal Kuldsarve võõrastamajas Tünnis hoopis üks mitteraamat, näiteks Läkitus. Üks omadus, mida raamatutele sageli omistatakse, on see, et ta on autoriteedi allikas. Selle raamatu usu alguses ei ole palju raamatuid, vaid on ainult üks raamat, Pühakiri. Seda meie raamatu fetiši algust võib-olla tasukski kusagilt sealt otsida. Aga selles maailmas, kus on raamatuid juurde tulnud, kus on palju raamatuid, see autoriteetsuse aura laieneb ka tasapisi teistele raamatutele. Oskar Lutsu Kevades, mida Kristiina Ross Eesti Kultuuri Florileegiumiks nimetas, on selle kohta ilus episood seal Paunvere kooli internaaditoas, kus Toots pärast koolivendade hirmutamist selle tot-tot-totiga, teate küll, hakkab jutustama. Mina tean, algab ta. Paunvere vanades kirikuraamatutes on üleval, et praeguses kabelihoone asemel Rootsi ajal üks tore loss oli. Lossi peremehe nimi oli von Jõmm. Edasi läheb asi veel pöörasemaks, et peremehel oli tütar Preili Rosalinde, sest kõigis lossides on Preili Rosalinde, ja sellel omakorda peigmees von Sokk ja nende ühine vaenlane Siepokk ja lossi peremehe varandus, mis on maetud kabelisse ja mida jeekimid valvavad, kellele tuleb Kivirüntapunta änta lugeda. See on ju väga ilus jutt, ütleb imelik viimaks, aga lähed liiga pikale oma asjaga. Ütle lühidalt ära, kuda varandus kabelihoone müüri sisse sai ja mis seal öösi käisid. Lühidalt, narr. Kust ma saan lühidalt ütelda, kui kirikuraamatutes nii seisab, sõitleb Toots. Nii pikalt seal vist küll ei seisa, vaidleb imelik. Kes teab, kas ongi kirikute raamatutes niuke lugu? Vahest lugesid mõnda juturaamatut ja nüüd siis et kirikuraamatus. Kevade. Aga täpselt samasugune episood on ka Otfrid Preussleri siis Väike nõid ja krabat ja kõik mälestustes. Preussler meenutab oma vanema Doorat, kellel oli raamat, millest ta oma lugusid jutustas. Aga iga kord, kui jutud olid natuke isemoodi iga kord. Ja kui küsiti raamatut näha, oli see kas parasjagu kadunud, kellelegi laenatud või raamatuköitja käes. Alles täiskasvanuna hakkas Preussler aimama, kuidas lood selle vanaema Doora raamatuga tegelikult olid. Ja selliseid lugusid juhtub tänapäeval ka. Ma tean ühte gümnaasiumiõpilast, kes vastas oma kodust kirjandust, oma inglise keele kodust tööd raamatuga, mille ta oli ise välja mõelnud. Ja alles jäi vahele sellega, et nii huvitav raamat oli, et õpetaja küsis, et kas ma tahaks ka lugeda. Raamatu autoriteet ja võim ja vägi võib olla tõesti suur ja ta võib olla ka täielik müstifikatsioon. Eesti rahvapärimuses on levinud lugu 6. ja 7. Moosese raamatust, mida säilitatavad Tartu Ülikooli raamatukogus. Ka see lugu on Oskar Lutsu poolt ju üles kirjutatud. Aga seda on
ju folkloristid ka uurinud, Mattias Johan Eisen ja Walter Anderson. Need 6. ja 7. Moosese raamat kujutavad endast Egiptuse nõiatarkuse kogumikku, mida vormelite abil saab vaime välja kutsuda, surnuid ellu äratada, haigusi ravida, pedetud varandusi üles leida ja muud nõidust toimetada. Enamasti mustal paberil valgete tähtedega, mõnikord inimverega. Läbiv motiiv on selle lugemise ohtlikkus. Kunagi oli kõigis piiblites need raamatud sees, aga need konfiskeeriti. Peamiselt teab rahva suu, et seda hoitakse Tartu Ülikooli raamatukogus. Aga mainitakse ka Tähetorni, Anatoomikumi, õpetatud Eesti seltsi, Eesti üliõpilaste seltsi, Vanemuise seltsi. No enamasti muidugi ülikooli raamatukogu, kus see keldris pidi kettidega kinni olema, nii et härgadega lahti ei saa. Pigem kukub müür kokku. Lugeda lubatakse kas vähehaaval või hirmsa raha eest 5 rubla tund. Ja seda saavad teha ainult need, kes pastoriks õpivad, et oma vastaseid maapõhja needa ja saksad, et maal oma võimu säilitada. Aga talupojad, kes seda loevad, jäetakse sinna keldrisse kinni igaveseks. Nojah, vanim ülestähendus sellest loost on 1866. aastast, aga küllap kajab see pärimus vastu juba selles loos Vana Kalevi tarkuse raamatust, mis oli ka kettidega seina küljes kinni ja mille Kalevipoeg siis Varrakule andis tasuks juhatuse eest reisil maailma otsa. Kokkuvõttes on raamatus suur vägi sees ja iseäranis võib-olla siis, kui see on olematu või välja mõeldud raamat. Esimesed eesti ja lätikeelsed raamatud ei olnud välja mõeldud. Olid kindlasti olemas, aga need hävitati, kuna olid koos ohtlike raamatutega, võib-olla ka ise ohtlikud. Lugemine on tõesti ohtlik. Lugemisest saab ka lolliks minna. Maailmakirjanduse tuntuim näide on muidugi Don Quixote, aga Saaremaal öeldakse, et kes piibli 3 korda järjest läbi loeb, läheb ka lolliks. Ma ei tea, ma ei ole ise proovinud, et võib olla. Ohtlike mõtetega on aga lugu nii, et need levivad isegi siis, kui üks tünn Lübeckis konfiskeeritakse ja põlema pannakse. Tallinna linnaarhiivis on hulgaliselt materjali, märkmeid, mis näitavad, kuidas Liivimaal levisid Luteri vaated. Näiteks vaimuliku võimu ebaseaduslikkusest. Või siis näiteks ka isegi üles tõusnud talupoegade 12 artiklit. Veel üks raamat, mille ilmumisest möödub see aasta 500 aastat. Ühesõnaga, kõige hävitamise kiuste ohtlikud raamatuid Liivimaal loeti ja kasutati intensiivselt. Siit jõuamegi nende raamatute lugemise juurde. Seda esimest raamatut ei saanud keegi lugeda. Ka meie teist raamatut, Van Ratkölli katekismust, ei saanud kuigi paljud lugeda, enne kui see makuleeriti. Eestikeelset lugejaskonda see ju sel ajal veel ei olnudki. See tuli alles luua. Esimesed raamatud, ka need Luteri katekismuse teised 16. sajandi väljaanded, mis on meile teada vaid inventari sissekannete vahendusel, ei olnud õigupoolest eestlastele lugemiseks, vaid vaimulikele, kelle emakeel oli midagi muud. Seega me siis räägime vahendatud lugemisest, inimesest, kelle kontakt raamatuga on kaudne. Ka see nähtus on tänapäeval väga levinud. Alles mõnda aega tagasi ilmus Loomingu raamatukogus Pierre Bayardi raamat, kuidas rääkida raamatutest, mida me lugenud ei ole. Niisiis ka kaudne lugemine on oluline. Piibli lugemiseni eesti keeles jõuti alles väga palju hiljem. Siiski olid need lood eesti keeles teada juba ammu enne jutluste ja juttude vahendusel. Raamatutest räägiti. Lühidalt. Raamatud on väga tähtsad, aga tähtis on ka see, mis toimub nende ümber. Aitäh tähelepanu eest! Nii, järgmiseks palume lavale klassikalise filoloogi Kristi Viidingu, kelle ettekanne kannab pealkirja Käsu-Hansu mõistatus. Please welcome classical philologist Kristi Viiding to the stage with her presentation titled The Mystery of Käsu-Hans. Teie ekstsellents, raamatukogude direktrissid, kõik head raamatu lugejad, uurijad ja kuulajad. Juhan, kasutan
sissejuhatuseks võib-olla Juhani ühte väljendit, kui ta nimetas teatud raamatuid fetišiteks ja kui meil on eesti keeles või eesti luules täpsemalt mõni selline tekst, mida võiks fetišiks peaaegu nimetada, siis on see Käsu-Hansu kaebelaul aastast 1708, kui me mõtleme just meie kirjakultuuri algusele. Mõeldes, ja sellepärast ma valisin selle teksti tegelikult tänaseks teemaks, kuigi Piret ootas minult võib-olla midagi rohkem Liivimaa poole, aga las ta olla nii siis. Mõeldes Eesti ja Läti 500-aastase kirjakultuuri ühisele algussajandile, mõeldakse enamasti siinsete pastorite loodud rahvakeelsele vaimulikule kirjakultuurile, sest olid ju ja on ju esimesed eesti ja lätikeelsed trükised seotud just luterliku kirikukirjanduse loomisega. Need kuuluvad ühtaegu nii kummagi rahvamälusse eraldi või rahvusmälusse eraldi, kuid on samal ajal ka ühised, sest nende tekstide tõlkeline olemus, tõlke lähtetekst ja funktsioon tollases ühiskonnas olid samad. Sellest ühisosast on täna esitletavas raamatus palju juttu, mistõttu tahan oma ettekandes puudutada teist laadi ühisosa, küsides, kas meil leidub, millest algab ning milles seisneb ühine ilmalik kirjakultuur varauusajal. Selle ilmaliku kirjakultuuri ühisosa eritlemine on minu meelest tunduvalt keerulisem vaimulikust. Esiteks sellepärast, et Eesti ja Liivimaa poliitilise killustatuse tõttu ei leidunud 16. ja 17. sajandi ühiskonnas toimimiseks vajalikke ühiseid kanoonilisi tekste, näiteks seadustekste, mida tulnuks ühtmoodi mõlemasse keelde tõlkida. Võimalik ühisosa peaks siin seisnema milleski muus ja kogu esimese kirjakultuurist kantud sajandi 1530 kuni 1630 ei saa see olla ka seotud eesti ega läti keelega, vaid meie kultuuriruumis kasutatud haritud prestiižikeeltega, siis saksa ja ladina keelega peamiselt. Ja minu meelest on see ühisosa eeskätt ühistes teemades, millest ajaloolis-geograafilise paratamatuse tõttu oli hiljemalt 16. sajandi keskpaigast üks enim kirjutatuid hirm moskoviitide ees, sõjalised kokkupõrked nendega ning siis hiljem juba ka sõjamälestused. Ja teema leidiski need esimesed 100 aastat viljelemist saksa ja ladina keeles peamiselt nii tänapäeva Eesti kui ka Läti alal ja arvestades intensiivsemaid kokkupuuteid moskoviitidega just Ida- ja Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis, olid autorite seas ülekaalus just nende piirkondade kirjamehed. Näiteks 16. sajandil Riia päritolu Augustinus Eukädius või Georg Neuner, kuramaalane Georg von Diesenhausen, tartlane Anselm Bock ja teised. 17. sajandil jagunes moskoviitide teemalise ilmaliku kirjanduse autorkond juba ühtlasemalt üle Eesti ja Liivimaa ja aktiveerus alati siis ka sõjaliste konfliktide puhkedes, nii näiteks 1650-ndatel ja eriti ka siis Põhjasõja ajal. Ja sellele diskursusele oli iseloomulik nii žanriline kui kirjandusvormide paljusus, proosast nii ajalukroonikat kui ka kõned, luulest, eepilis-narratiivsed kui ka eleegilis-lüürilised värsid. Ja keeltes siis lisaks ladina ja saksa keelele on meil ka vanakreekakeelseid ja 1708. aastal esimest korda siis ka eesti keel, kui eestlasest Puhja Köster Käsu-Hans pani kirja esimese eestikeelse eestlase loodud luuletuse Ohma vaene Tartoliin. Selles punktis näib nüüd eesti ja lätikeelne ilmalik kirjakultuur, luulekultuur just lahknevat, sest esimene lätlasest luuletaja Pime Inrikis kerkis esile alles 19. sajandi alguskümnendil ja hoopis loodusluule viljelejana. Ühisosasse jääb lõunanaabrite poolt seega muukeelne moskoviitide vastane diskursus, mitte spetsiifiliselt läti keeles viljeldu. See, et Hansu kaebelaul on ilma lätikeelse paralleelita ja jäi loomisajal ka trükis välja andmata, on üks neid põhjuseid, mis on muutnud kaebelaulu paigutamise varauusaegse kirjandustraditsiooni keeruliseks. Nõukogude aegne kirjandusuurimus kinnitas Villem Altoa isikus otse, tsiteerin.
tsiteerin, nii ei ole ka alust käsitleda seda teost ehk siis kaebelaulu koos muulastest autorite juhuluulega. See seisab hoopis eraldi sellest rahvakaugest luulekirjandusest. Kuigi ka Hansu laul on laadilt juhuluuletus, ei ole selle autoril ega ka tema teosel midagi ühist ei genitlevate ega frivoolsete pulmasalmikutega, koraaliliste matuselauludega ega õpetatud luuletraditsiooni järgi loodud dedikatsioonilauludega. Tsitaadi lõpp. Selle hinnanguga isoleeris Altoa kaebelaulu muust tollasest luulest ja see on üha jätkunud. Näiteks Cornelius Hasselblad väidab 2016. aastal Eesti kirjanduse ajaloos, et kaebelaul pole enam barokne juhuluuletus, vaid pööre juhuluulelt tundeluulele, reportaaž ühest olulisest sündmusest. Ta ei kuulu ka juhuluule hulka siis enam. Samas kaasneb Hansu ja tema luuletuse isoleerimisega siinsest mitmekeelse luule traditsioonist ka illusioon tema erilisusest. Tsiteerin näitena 2001. aastal ilmunud üheköitelist Eesti kirjanduslugu, õieti selle peatükki eestikeelsest kirjasõnast 16.–18. sajandini Ants Järvesulest, kelle väitel on käsu Hansu kaebelaul, tsiteerin, rahvusvahelise kultuuriloo kontekstis erakordselt mahukas, eriomase kompositsiooniga luulelugu. Tsitaadi lõpp. Rahvusvaheline kultuurilugu jääb tal seejuures täpsustamata. Niisiis on käsu Hansu uurimises kaebelaulu ainukordsuse ja erilisuse argumentide najal tekitatud sellest ettekujutus kui tekstist, mida pole võimalik mitte millegagi kõige vähem kohaliku muukeelse kirjasõnaga võrrelda. Kaebelaul on nii-öelda absolutiseeritud ja see absolutiseerimine on minu arvates pigem takistanud selle luuletuse sisulist tõlgendamist ja uurimist. Järgnevas ma tahaksin võib-olla natuke eksperimendi korras, aga tahaksin selle isoleerituse ahela katkestada ja paigutada selle Hansu luuletuse Eesti ja Liivimaa kirjakultuuri algussajandi keelelist läbipõimitust ja kirjandusajaloolist terviklikkust aluseks võttes ja otsisin välja siinse esimese ladinakeelse ning esimese saksakeelse lüürilise leegilise luuletuse moskoviitide teemal ja kõrvutan neid nüüd Hansu kaebelauluga kui esimese eestikeelse lüürilise leegilise moskoviitide luuletusega. Ladina keeles on varaseim just Tartust pärit Anselm Bocchi, kelle humanisti nimi oli Tragus, kaebelaul liivimaalaste haletaimast hävingust kõrgeaulisele ja suursugusele isand Piotr Moskovskile, Poola püha kuningliku majesteedi asekantslerile, samuti palve moskoviitide vastu, mis trükiti Königsbergis esmakordselt 1562 ja faksiimile anti välja Peterburis 1862. See kirjeldab Tartu langemist moskoviitide kätte siis 1558. aastal. Ja saksakeelseist on minu teada kõige varasem ja minule vähemalt kätte sattunum siis Tallinnas Rootsi teenistuses olnud Philipp von Krusensterni või siis Philipp Kruusiuse enne aadeldamist. Rootsi kuningliku saadiku ja saatkonna nõuniku Philipp Kruusiuse Moskva vangipõlve ohked saksakeelsetes värssides aastast 1657, mis jäi kuni 19. sajandi lõpuveerandini küll käsikirjaliseks, aga levis siis käsikirjalisena väga laialdaselt ka veel 17. sajandi lõpul. Selle kaebelaulu ajalooliseks taustaks on Krusensterni diplomaatiline lähetus koos 140 rootslasega Moskvasse Stolbovi rahulepingu pikendamiseks, mis ei õnnestunud mitte ainult siis oma eesmärgi poolest, vaid tõi kaasa ka siis saatkonna vangistamise 8 aastaks ning siis Liivimaale ka vähemalt kaudses mõttes 5-aastase sõjategevuse. Nüüd nii Bocchi kui ka Nii Bocchi kui ka 100 aastat hilisema Krusensterni luuletus koosnevad 2 osast. Mõlema alguses on umbes 200–300 värsi pikkune narratiivne sündmuste kirjeldus, mis on tavaliselt siis ladina keeles eepilises värsimõõdus heksameetris ja saksa keeles siis pikkades paaris riimilistes aleksandriinides. Sellele järgneb mõlemas luuletuses ligi poole lühem palve Jumalale, tavaliselt siis lüürilises värsimõõdus, milles liivimaalased tunnistavad oma kollektiivseid patte ja ülbust Jumala suhtes, kuid paluvad Jumalale ennast ise karistada, mitte jätta seda moskoviitide hooleks. Ja mõlemad palved on kirjutatud
siis mõne varasema kristliku teksti parafraasina. Poki palve siis 34. Safo stroofis. Selle aluseks on Martin Luteri manitsus palveks türklaste vastu 1541. aastast, aga veel täpsemalt tegelikult selle Luteri saksakeelse palve tõlge 1556. aastast ladina keelde Baseli protestantlikult teoloogilt Wolfgang Capitolt. Kruusensterni palve, mille alapealkiri on Pisarad Jeremiia palvest, on siis vastavalt Jeremiia 14. ja 15. peatüki parafraas. Ja seejuures on huvitav, et Kruusensterni luuletuse 2 osa, nii-öelda see eepilisem sündmuste kirjeldus ja sellele järgnev palve on omavahel seotud üleminekuvärssidega, mida ma tõlgin siin. Nii lubage meil kõigil ehtsas patukahetsuses pöörduda tema poole ning tõsta koos kätega üles ka südamed, tunnistada oma süüd ja teda igatsevalt anuda sellisel pisarate toonil või viisil. Vaadelgem nüüd neist 2 palvest pisut lähemalt Kruusensterni saksakeelset palvet, õieti selle värsket eestindust eesti keelde. Eelistan siin just seda saksakeelset teksti ladinakeelsele Poki luuletusele sel põhjusel, et ehkki Kruusensterni luuletused jõudsid trükki alles 19. sajandi lõpul, olid need käsikirjalistena 17. ja 18. sajandi vahetuse Eesti ja Liivimaal levinud. Neid luges ja pidas oluliseks olukorra peegelduseks ja väärtuslikuks saavutuseks näiteks kroonik Christian Kelch, kes oma Liivimaa kroonika jätku alguses, mis lõpeb teadupoolest 1708 sündmustega, seal alguses kasutab 36 värsi pikkust tsitaati Kruusensterni luuletuse sellest esimesest sündmusi kirjeldavast osast ja selle katkendi on Ivar Leimus 2009. aasta tõlkes, Kelchi tõlkes ka värssi kenasti tõlkinud. Ja arvestades tegelikult Hansu keeleruumi ja tutvusringkonda, mille kohta on tänu Aivar Põldvee uuematele uurimustele viimasel kümnendil järjest enam andmeid, on Hansu puhul nagunii võimalikum üldse pigem saksakeelne eeskujude ring. Nüüd see Kruusensterni 15 stroofist, 4-realisest stroofist koosnev palve on läbinisti siis sina vormis, väga intiimse ja alandliku keelekasutusega. Jumalalt palutakse halastust, andestust, abi. Ehkki 2. ja 3. stroofi kohaselt ollakse ise väga palju patustanud ja Jumal peaks nii alandliku palve peale oma viha kõrvale jätma ja pakkuma siis karistuse ja kättemaksu asemel lohutust, armu, hoolekannet. Ja 14. stroofis tegelikult võetakse selline pigem luterlik positsioon ja täpsustatakse, et just Jumala sõna on see, mis tröösti peab tooma. Ja kui see nüüd nii kõik juhtub, siis hõiskavad kõik vangistatud saadikud Jumalale kiidulaulu. Nüüd lugedes nende 2 luuletuse järel uuesti Käsu Hansu kaebelaulu jää esiteks märkamata, et Hans oma 256 värsireaga pole kuidagi rahvusvahelise kultuuriloo kontekstis erakordselt mahukas moskoviitide teemaline luuletus, vaid pigem lühemapoolne. Ja sellel on minu arvates kindel struktuuriline põhjus. Hans on nimelt loobunud varasemale kirjandustraditsioonile tüüpilisest kaksikstruktuurist, kaksikülesehitusest, jättes alles küll sündmuste kirjelduse ja esitades seda lüürilises värsis, kuid on loobunud palveosast. Arvestades käsikirjalist säilimist võib muidugi küsida, et ega see palveosa lihtsalt ei ole kaduma läinud meie jaoks. Aga vastus peaks paratamatult olema eitav, eriti kui lugeda kaebelaulu viimast 32 stroofi. Ma tsiteerin siin neid tumedamaid kohti. Oh, oleks mul see õnn veel, kiidaks Jumalat mu meel, ent nüüd on möödas armu aeg, seepärast jääma otse vaik. Ehk Hans ütleb, et mingit palvet siia lõppu ei tule sisuliselt. Ja tegelikult asjaolule, et siin lõpus palvet ei ole, oli väga lähedal juba August Annist oma 40. aastate artiklis, sest ta, tsiteerin, ütleb, et mis puutub Itkulaulu ülesehitusse, sõltub see tema temaatilisest ja ideoloogilistest eesmärkidest ja need on esiteks võimalikult täpselt ja faktirohkelt kujutada Tartu linna kurba saatust, tõstes esile selle tundetoonilisi elemente ja teiseks näidates kõiges selles kannatusloos avalduvat Jumala karistust Tartu kodanike pattude pärast, mõjuda moraalselt ja patriootiliselt teistele Liivimaa linnadele. Tsitaadi lõpp.
Ometi ei jõudnud Annist selle järelduseni, et palvet ei ole, sest talle ei olnud kättesaadav Siine varauusaegne Hansu eelne moskoviitide teemaline lüürika. Kahtlemata oleks tagantjärele targana Annisti selline väljaütlemine rõõmustanud sellele järgnevat nõukogude kirjanduskäsitlust ja Annisti elu oleks ka tunduvalt muretumaks kujunenud peale 44. aastat. Aga minu meelest mõistatus, mis sellest tekstide kõrvutavast lugemisest meile edaspidiseks jääb või kerkib ja millele me võiksime vastust otsida meie kirjakultuuri 500 järgmise aasta jooksul, oleks see, et miks keeldub Hansu personifitseeritud Tartu linn eesti keeles tegelikult palvetamast. Arvestades Hansu elukäiku ei ole kindlasti see mingisugune uskmatusest johtuv protest. Võime küsida, kas see oli ettevaatlikkus, arvestades seda, mis Annist on välja toonud ja mida hiljem on ka korduvalt täpsustatud ja korratud, kui palju neid pastoreid oli, kes üldse veel peale Põhjasõda oma positsioonidele jäid või oma alal tegutseda said. Ja see oli ilmselt ka Hansule teada, mis toimus. Või võib küsida, et kas see oli isiksustatud Tartu linna protest, eestlaste protest, et nemad sakste ja rootslaste ülbuse ja pattude eest, ülemkihi pattude eest oma keeles ei palveta. Või on siin veel väga palju erinevaid võimalusi kuni selleni näiteks jälle välja, kui me Krusensterni tekstiga võrdleme. Krusenstern ütleb ju muuhulgas, võrdleb nii-öelda ebajumalaid ja kristlikku jumalat, kes on ainuke, kes saab aidata. Et kes pidi tegelikult, kelle poole oleks pidanud eestlane paluma. Aga kui vaadata olukorda tulla oma liistude ehk kirjandus ajaloo liistude juurde, siis kõige tõenäolisem vastus minu meelest on selle luuletuse eelviimases värsis, selles lauses kiviunnik ma olen siin, ma vaene Tartoliin. Palve puudumist minu meelest võiks võtta kui puänti, sest seekordses ehk 1700. aastate alguse hävingus ei jäänud Tartu linna isegi enam eestlasi alles, kes oleks saanud oma keeles palvetada. Ja sellest asjaolust lähtudes võiks eesti keele valik olla teadlik, ka kirjanduslikust põhjusest lähtuv žanriuuendus ja kinnitada, et kaebelaul on kogu meie varauuse mitmekeelses moskoviitide luule diskursuses tõesti eriline. Aitäh tähelepanu eest! Nüüd on meil hea meel paluda ettekandeks lavale Läti-poolne kogumiku koostaja, teadur Tom Skenchis, kelle ettekanne kannab pealkirja Sarnane, aga erinev Läti-Eesti trükiajalugu. We are pleased to invite to the stage the Latvian chief editor of the collection, Tom Skenchis, for his presentation titled The Same but Different, Latvian-Estonian Print History in Print. Your Excellency, directors, ladies and gentlemen, first I must start with expressing my gratitude for the invitation to participate in this event, for I can see meet here, my heroes who authored the essays on Estonian side of our shared history. And the later, as it turned out, was kind of the same but different, and also our respective editions of the book are, as you see, kind of the same but different. But what does this all mean? Latvian, Estonian and also Livonian first books were confiscated from the same ship 500 years ago. And later we had the same Holy Bible translated, the same medical journal, the same Livonian Chronicle of Henry, and so on. But most of everything else in the books are parallels, like parallels in printing, first primer, first grammar,
newspapers, national epics, and declarations of independence at the end. Finding and pairing of those slightly different texts are both great strength of this book and maybe also a minor weakness, because concentrating on those similarities between our nations and histories, we may have overlooked maybe something different that was even more significant for this overarching idea of the book, that development of language and printed culture led to development and establishment of independent nations. And in this regard, I'd like to point out 3 different essays, 3 different subject matters that provides additional depth to Estonian side of our shared history. And first difference is the importance of manuscripts that were written in that period of time, let's say in 19th century, but recognized and published later. And this is the case of Rigo Born, first outstanding Estonian poet, Kristjan Jaak Petersen, who was in the book characterized by Jaan Undusk. The other difference is immensely significant influence of Moravian Church, or as they are known, Herrnhutians or Herrnhutian Brotherhood, this mission in Livland. And those are the texts that circulated in handwritten form in Latvia, in Latvian language, but found their way to the printing press only in Estonian. And this is described by Liina Lukas in her chapter. And the third difference here concerns gender representation, as only one woman, and namely Lydia Koidula, made it into the book, and it's in Sirje Olesk's essay. But where did all this content come from? So the book contains 50 essays, but they are authored only by 39 researchers, and 21 of those are Estonian, meaning that you have a bit wider reach of specialists doing this kind of history. And there are more than 200 references or suggested works for further reading. That's making an average 4 per an essay. And counting those, I was glad to note that it's only year 2025, but almost half of those works referred to are written and published in this century, in last 25 years. And I'd say that this shows very healthy trajectory how our Latvian and Estonian research scape is evolving, and how we are producing contemporary knowledge of our respective histories. And but now, as we are at the book opening, I will turn to more interesting subject, not what is differences between our histories, but what are differences between our editions. Those here. And I've made a concise summary to characterize Estonian on the left side and Latvian on the right side of the screen. And if my interpretation is correct, in Estonian edition there are more focus on historical sources and detail, while for Latvian version details are a bit more backgrounded, also sources are a bit more backgrounded, that there is more emphasis on reader's experience for it to be easy reading book. And
let's say, more accessible. And the same applies how the essays were edited as different editors in different languages and different practices that led also to a bit different lengths of the essays. I hope if someone could read both languages, you can go on, say, Easter egg hunting to see what was left out where and how the emphasis was changed. And then there is the question of design. The more obvious difference of layouts, colors, and fonts. And also, if you open the book, you know what the blue, white, black stands for. But here, the Latvian yellow on the cover, it's a reference to graphic identity of 500-year book celebration. And going back to the first point of this slide, in the Latvian version, all references are at the end, and in Estonian version, there are references after each essay. Again, paying more attention to this scientific detail. And finally, both books have different introductions. Estonian by Piret Lotman and Latvian by me. And as you will read the first one, I will take this opportunity to tell a bit more about mine and to advertise also the upcoming exhibition on the same subject matter. So, Latvian introduction and the exhibition tell this 400-year history through 5 stations. First station is faith, as it was already mentioned, that it was competition between Reformation and Contra-Reformation that gave the strongest impetus to develop Latvian and Estonian languages as print languages, and also produced most of the early printed texts. And of course, this process was intertwined with learning, first for the sake of non-native speakers to learn respective languages. And here we see first grammars and first vocabularies and so on. And but then also for native speakers. And learning is this long trajectory that in my mind starts with a primer. And in at least this book ends with encyclopedia. And that was not just learning for the sake of learning or for the sake of language. That was also a very practical learning. How to lead a decent life, or how to plant potatoes, or how to treat certain illnesses, and how to cook. And as such, it was reflected in practical advice, literature, first periodicals, calendars, cookbooks, and this kind of literature. And importantly, in the 19th century, printed culture turned towards feelings, let's say in the long 19th century. And here we meet the first poets writing and publishing in Latvian and Estonian, and first readers captivated by this poetry and even more captivated by pulp fiction of the time. And most importantly, in the 19th century, the reading experience, it turned from so-called extensive reading, when you are reading aloud for a lot of people, it's a collective action like we are doing now, to intensive reading, when you are alone with the text and with your feelings, and when you feel the text differently, one could say. And I believe that this emotional turn from, let's say, the end of 18th, the beginning of 19th century, it was an important precondition for such special feeling
as patriotism that led us there further. And of course, similarly important were also totally different texts, like content of texts, for example, peasant laws liberating people, or newspapers that were building national community through this simultaneous reading experience. And the print was also a new form of recognition for our history and our cultural heritage, or self-recognition, one could say. And this all those 5 trajectories together through the fire of the First World War led to the last and most important document described in the book, or Declarations of Independence. And that then started new era, and hopefully also will lead to new research and outreach of the same scope as our books now. And but at the moment, please save the dates. In National Library of Latvia, May 23, we will celebrate opening of the Yellow Book, and on November 8th, on this very symbolic date, we will open the exhibition on the subject matter. Thank you very much. Ja nüüd me palume lavale kogumiku Eesti-poolse toimetaja, meie vanemteaduri Piret Lotmani. And now, please welcome to the stage the Estonian chief editor of the collection, our senior researcher Piret Lotman. Lugupeetud suursaadik, austatud autorid, raamatukogude direktorid, head sõbrad ja kolleegid ja külalised. Siin ta siis nüüd on parajalt paks raamat, äsja munast koorunud, ja selle sünnilugu sai alguse täiesti juhuslikust vestlusest meie peadirektori, toonase peadirektori Janne Andresoo kabineti ees koridoris. Et raamatu aasta on, see oli 2023. aasta algus, et raamatu aasta on tulemas, peaks nagu midagi tegema, et teeks raamatu. Ja Janne haaras sellest mõttest kinni, mille eest ma olen Jannele väga tänulik, kahjuks Janne siin praegu ei ole, et teda isiklikult tänada. Aga täpsemat kontseptsiooni sai see raamat siis, kui meiega liitus Mihkel Volt. Ja see oli Mihkli idee, et teeks raamatu koos lätlastega, hõlmaks ka Läti teosed. I am talking about the very beginning of this book. And at the first virtual meeting, we had the pleasure of discussing with the long-standing director of National Library of Latvia, as you mentioned already, but Andris Vilks was a very, very good friend and partner of our library for many years. And also there were Paul Zdaja, the researcher of the National Library of Latvia. And our idea was to highlight in parallel the publications that were important for both societies from the first only mentioned publication until our independence. Mihkel Volt, who became the project manager on the Estonian side, and Paul Zdaja, a researcher of the National Library of Latvia, selected the publications to be covered and decided who to propose to write about them.
And later, on the Latvian side, the editing was taken over by Tom Kensis, who was, I suppose, we worked also well together. Do you agree? Yes. And thank you very much, Toms. Mihkel küll kahjuks lahkus meie raamatukogust, aga projekt liikus juba ilma juhita edasi, ta oli juba rööbastel. Aitäh, Mihkel! Ja meie tööd koos Läti partneritega koordineeris oma vaiksel ja väga delikaatsel moel Mari Kannussaar. Aitäh, Mari! Ja oma väärika lõpu sai see raamat mitte väga kaugel algusest, vaid paari sammu kaugusel. Nimelt meie juba uue peadirektori Martin Ööveli kabinetis ühe väga meeldejääva diskussiooni käigus. Aitäh, Martin! Aga nende kahe sammu vahele jäi paar aastat väga pingelist tööd ja töiseid pingeid. Täna on mul siis see päev, kus mul on rõõm ja au tänada neid, kes selle raamatu päriselt tegid, kes selle raamatu kirjutasid. Sest kui selle raamatu oleks toimetanud keegi teine või kujundanud keegi teine või see oleks ilmunud teises kirjastuses, see oleks ikkagi seesama raamat. Sest selle said kirjutada ainult need autorid, nagu me juba nägime, see raamat võibki täiesti teistmoodi välja näha, see sama raamat. Sest meil oli veel üks eesmärk. Nimelt tuua nüüd selles raamatus esile kõik need inimesed, kes on mingit valdkonda süvitsi uurinud, kes seda valdkonda põhjalikult tunnevad. Ühelt poolt sellepärast, et huviline võiks nüüd edasi liikuda, lugeda nende inimeste töid, aga ka seetõttu, et suruda nüüd väga lühikesse essee mahtu. Autoritel oli ette antud ainult 6000 tähemärki. Nüüd tekst, mis oleks ühtaegu huvitav igale lugejale, ka täiesti kirjanduskaugele inimesele ja samal ajal sisaldaks midagi huvitavat ka eriala inimestele. Sellega saab toime ikkagi tulla ainult inimene, kellel on väga suur nii uurimis- kui ka kirjutamiskogemus. Ja minult on küsitud, et kas ma leidsin midagi uut Läti tekstides. Ma leidsin midagi uut ka Eesti tekstides. Ikkagi midagi, kas mingi uue vaatenurga või koguni seose või fakti. Ja nüüd siis on see hetk, kus ma saan hakata autoreid silmast silma tänama. Nii. Nagu juba öeldud, esimese raamatu kohta ei tea me suurt mitte midagi, ainult üks mingi päeviku märge, aga Tiina Kala, kellel on väga suur kogemus keskaegsete tekstide uurimisega, on väga õnnestunult ka lahti kirjutanud kõik selle märkmega seonduva, kogu selle meie oletatav esimese trükise tagamaad. Aitäh, Tiina! On Tiina siin veel? Olen juhendaja. Nii, ja Andris Vilks kirjutas lätikeelse essee, aga tema on nüüd läinud sellest teemast natukene kaugemale. Andris Vilksi essee hõlmab nüüd laiemalt selle sama meie kultuuriruumi esimesi emakeelseid raamatuid. Nii, ja nüüd Lea Kõiv seisab siin Aabitsa kukke taustal selle pildi peal. Lead ennast kahjuks siin praegu ei ole. Kuigi Aabits teatavasti ei olnud eestlaste esimene raamat, hoopiski katekismus oli, millest Lea ka kirjutab ja selle katekismusega on sama lugu, et sellest on säilinud ainult fragmendid, mida Lea on siis
tõlgendanud. Ja vanim säilinud lätikeelne raamat on hoopis katoliiklik. On katoliiklik katekismus, milles siis on Andris või Peteris Vanaks kirjutanud. Jah, ega jesuite meil keegi paremini ei tunne kui Jüri Kivimäe. Ja veel kord on Jüri Kivimäe kirjutanud Agenda Parvast. Ja aitäh teile. Ja Jüri on kirjutanud sellest nii põhjalikult, et siin on nüüd raamatu esimene asümmeetria ja see seisneb selles, et kuna Jüri kirjutas sellest nii põhjalikult, siis lätlased ei pidanud enam vajalikuks seda sama teemat analüüsida ja kirjutasid hoopis esimesest katoliiklikust lauluraamatust, on kirjutanud Mara Kruudule, kusjuures kahjuks eestikeelsest lauluraamatust ei ole üldse selles raamatus juttu. Esimene eesti keeleõpetus Anführung zu der estnische Sprach on teatavasti üsna õbluka raamat. Sellest on faksiimile ilmunud ja ometi sellest raamatust on kirjutatud 2 esseed. Külli Haabicht analüüsib siis selle raamatu grammatika olemust ja tagamaid. Aitäh Külli, kas Külli on siin? Külli Haabitit ei ole kahju. Ja läti keele grammatikast, selle saatus oli küll mõnevõrra erinev kui eesti keele grammatika. 1644 ilmus siis päris grammatika, enne seda on Georg Manseliuse raamatutes mõned sissejuhatavad märkused läti keele grammatika, aga seda saab lugeda juba Peeter Vanaksi esseest. Jah, nüüd võiks edasi minna jällegi. Nii, ja nagu juba öeldud, Külli Prillop, teda ma küll nägin siin, Külli Prillop analüüsib siis selle sama Heinrich Stahli grammatika juures olevat sõnaraamatut. Aitäh, Külli. Aitäh. Seda väga põnevalt. Nii, ja nüüd on vastupidi. Lätlastega on jälle niimoodi, et raamatuid oli 2, aga autor oli 1. Meil oli 1 raamat ja 2 autorit. Nii, aga lätikeelsest esimesest jutluse raamatust kirjutab siis Janis Krešins. Tegelikult ta väga palju sellest isegi ei kirjuta, sest et Janis on inimene, kes ei korda ennast mitte kunagi. Aga sellest jutluse raamatust on ta kirjutanud väga põhjaliku monograafia, õnneks inglise keeles, sest neid Georg Manseliuse jutlusi ei ole võimalik läti keelt oskamata lugeda, neil puudub erinevalt eestikeelsest raamatust saksakeelne paralleeltekst. Nii et Janis on selles essees toonud välja ainult lätikeelse esimese jutluse raamatu tähenduse ja kõige olulisemad momendid. Samas on tema inglisekeelne monograafia kättesaadav kõigile. Ja nüüd me oleme jõudnud juba Aabitsa juurde. Aabitsast on võimalik lugeda lausa eesti keeles, isegi meie raamatukogu väljaannetes ja mitte ainult Aabitsast, aga ka eestlaste lugemise oskusest üldse. Aivar on sellega väga põhjalikult tegelenud ja veel aitäh, Aivar! Ja veel ma väga soovitan, kes ei ole veel jõudnud Nigulistes minna vaatama, Aivari ja Tiiu Reimo ja Lea Kõivu kureeritud näitust Eesti raamatuloost. See on väga sisukas, väga kõnekas näitus.
ja et meie aabitsad on väga-väga seotud ka lätikeelse aabitsa esmatrükkidega, seda me saame lugeda Mara Kruudule esseest. Nii. Eestikeelset piiblit ja selle tekkelugu ei tunne muidugi keegi paremini kui Kristiina Ross. Üks Eesti raamatu aasta tähtsündmusi muide oli eestikeelse piibli tõlke sõnastiku valmimine, mida toimetas põhiliselt ja algatas, ma arvan, Kristiina. Miks ma ütlesin, et üks tähtsündmusi, sest tegelikult teine on veel, nimelt ilmus ka hiljuti Eesti võõrkeelse raamatu bibliograafia väljaanne. Samuti väga väärikas ja suur töö. Lätikeelne piibel ilmus muide mõnevõrra varem kui eestikeelne piibel. Meie oma 1739 ilmus täispiibel, lätlastel 1715 ja sellest saate lähemalt siis lugeda Valdis Teraud-Kalnsi esseest. Jah, ja kui juba eestlased õppisid lugema, siis laienesid ka nende lugemisvõimalused. Üks esimesi muidugi olid emakeeles kirjutatud kalendrid ja Aivar on ka õnneks jätkanud kirjutamist meile, kirjutanud ka kalendritest. Nii, aitäh veel kord. Ja lätikeelsetest kalendritest siis Maamehe ehk Läti ajaraamatust saab lugeda Paul Staja kirjutisest. Nii, kalendri järele ei lasknud juturaamat ennast muidugi kaua oodata. Liina Lukase essees, Liina avab siis oma essees nende vagajuttude taustal väga olulise lõigu Eesti kultuuriloost ja see tema Liina essee on selle võrra nüüd erandlik, et ma ei raatsinud seda kärpida. See on natuke pikem kui teised ja jah, muidu oleks sellest paeluvast sisust midagi kaduma läinud. Aitäh, Liina! Ja Läti ilukirjanduse algusloost on siis Mara Kruudule kirjutanud. Läti ilukirjanduse algus on mõnevõrra hilisem ja esimese juturaamatu autoriks on siis rahvavalgustaja Gotthard Friedrich Stender, kellest siis Mara Kruudule on kirjutanud. Aga järgmised väljaanded seovad siis taas kokku Eesti ja Läti kultuuriloo. Ave Matteuse essee on Põltsamaal tegutsenud rahvavalgustaja Peeter Ernst Vilde Liivimaa põliselanikele kirjutatud nõuanderaamatust ja mille eesti keelde tõlkis August Wilhelm Huppel ja see toob Ave essee toob esile väljaande meie jaoks väga olulised aspektid. Mõned ka uued. Nii. Ja neid aspekte on palju. Nii, aitäh, Ave! Aiga Šemeta kirjutab siis sama väljaande lätikeelsest tõlkest. Jah, Inna Põldsam Jürjo essee viib meid siis samuti põlisrahvaste elu mõjutanud praktiliste nõuanneteni, aga need nõuanded ei ole mõeldud erinevalt eelmistest nõuannetest mitte põliselanikele, vaid põliselanikest saksa härraseid teenindavatele kokkadele. Ja mis siiski hiljem on väga palju mõjutanud ka meie toidulauda, teevad seda mõnes mõttes siiani. Aitäh, Inna! Ja sama lugu juhtus ka Läti esimese kokaraamatuga, kuigi nende raamatute allikad on erinevad, aga
aga nende eesmärk ja edasine saatus on üsna samad. Nii, ja Ave on kirjutanud ka teisegi essee ja jällegi avab siin jällegi eestikeelsete nõuanderaamatute tagamaid ja tähendust. Ja sarnaselt tema eelmisele uurimusele on sellel analoogilise Läti väljaandega sama saksakeelne allikas. Sellest kirjutab siis jällegi Pauls Taja. Ja igasugused seaduseraamatud on ju teatavasti üsna keerulised ja natuke igavad ja tüütud lugeda. Marju Luts-Sootak on avanud, kirjutab siis hõlpsasti arusaadavalt nad lahti meie jaoks ja väga kannatlikult ja tänuväärselt on neid selgitanud. Aitäh! Marjut ei ole praegu siin. Ja Läti poolse vaate annab neile siis Anita Tšerpinska. Kaarel Varamüldri essee heidab pilgu eestikeelse perioodika algusajale, aga põhiliselt käsitleb 19. sajandil trükitud eestikeelset perioodikat ja Kaarli väga tugev külg on alguses see, et ta viib kõik tema uurimus on väga tugevalt rahvusvahelist konteksti arvestav. Ja samas Vita Tšeltse kirjutab siis esimesest Läti ajalehest seoses Läti sisepoliitiliste arengutega. Janek Kraavi, Janekit siin ka kahjuks ei ole, käsitleb siis Euroopas populaarse rahvaraamatu eestikeelset mugandust. Eesti keeles ilmus ajavahemikul 1840 kuni 1910 11 versiooni Vaga Janoveva loost, aga kõige populaarsem neist oli siis Kreutzwaldi tõlgitud tekst. Ja sama loo lätikeelsetest mugandustest ja selle järelpeegeldustest on kirjutanud Vita Seltše. Huvitav on see, et mõlemal raamatul on täiesti sarnased, ilmselt samast saksakeelsest väljaandest võetud illustratsioonid. Ja nüüd siis oleme jõudnud päris kirjanduse juurde. Alguses oli luule, kõik me teame, Kristjan Jaak Petersoni. Aitäh. Ma võtaks ta raamatu. Aitäh. Nii, aga ma tahan natuke veel. Millest siis Jaan ikkagi kirjutab? Me ju kõik teame neid luuletusi, neid Kristjan Jaak Petersoni eestikeelseid luuletusi, aga Jaan kirjutab nüüd hoopis Kristjan Jaak Petersoni poeetika ideedest ja ambitsioonidest. Mitte nii palju tema elust, kui just nimelt tema Kristjan Jaak Petersoni poeetikast. Nii et jah, aitäh. Aga oligi lätlastel ka oma luulegeenius samal ajal, kuigi tema nii loomingu kui elusaatus olid täiesti erinevad. Sanita Inkina on siis kirjutanud sellest. Jah, veel enam kui Kristjan Jaak Petersoni me tunneme kindlasti Liidia Koidulat või vähemalt meile niimoodi tundub, kuigi Sirje essees on väga palju nüansse ja sellist värsket pilku, mille peale me võib-olla enne ei tulnud, aga ma ei näe siin Sirjet üldsegi mitte. Sirje ei ole vist tulnud. Jah, igatahes aitäh. Ja minu jaoks, vähemalt minu jaoks, oli üllatav, et ka Läti luuletraditsioon sai alguse Tartust, mis oli meie vaimupealinn teatavasti, nagu me teame. Ja selle rajaja Juris Alunants avaldas oma esimesed luuletused, kui ta oli Tartu Ülikooli tudeng. Sellest siis on Maara Kruudule kirjutanud. Nii. Ja nüüd mul ei ole praegu sõnu enam. Mõtleme lihtsalt nüüd vaikselt natukene aega Kristale.
me ju teame kõik Krista kohta, on nii palju öeldud ja me teame ja oleme ju lugenud tema uurimusi. Lätis oli päris huvitav, nende rahvuslik liikumine sai alguse hoopis Peterburis ilmunud ajalehe toel, aga seda te saate lugeda ise sealt esseest. Nii, ja nüüd siis jällegi raamat, mida me kõik teame, kes siis Kalevipoega ei tea. Aga vaevalt, et me seda teame nüüd nii põhjalikult nagu Marin Laak. Ja taas lisab tema essee meile siiski uusi teadmisi. Aitäh, Marin! Marin, ma kindlasti nägin siin. Ja igatahes aitäh, Marin. Ja Läti rahvuseepos on üsna palju erinev kui meie Kalevipojast, aga üks idee on ikkagi, peamine idee on seesama, et kui ka kangelane hukkub, siis rahvas viib selle lõpuni. Nii ka ju juhtuski. Ja nagu Kreutzwald, nii ka Jakob Hurt vaatas Soome eeskujude poole, aga tema lähenemine oli täiesti teine. Jakob Hurta lähenemine oli teaduslik, tema eesmärgiks oli rahvalaulude rangelt teaduslik publitseerimine. Ja ometi sellest sai ju, nagu me teame, terve rahva ühendaja. Ja nendest on kirjutanud Mari Väina. Mari peaks, jah. Ja siin on ka paralleel nüüd rahvalaulude kogumisega Lätis, mis samuti põhines teaduslikel meetoditel ja Dacia Puula on sellest siis kirjutanud. Nii, ja Janek Kraavilt on siis teine essee sedapuhku esimesest eestikeelsest romaanist, mis oli ühtaegu esimene eestikeelne ajalooline romaan. Jah, aitäh, Janek. Ja lätikeelne romaan on elulähedasem, kui on eestikeelne esimene romaan. Tema eluiga oli ka pikem. Seda anti välja kordustrükkides ja sellest ei pea praegu üldse isegi pikalt rääkima, sellepärast et 1959. aastal on see tõlgitud ka ilmunud ka eestikeelses tõlkes. Nii, ja nüüd jällegi midagi, mis meid väga palju ühendab. See on see meie esimene ajalooallikas Henriku Liivimaa kroonikaga ja nüüd ma ka Marekit ei näe siin. Marek on kirjutanud mitte nii palju kroonikast, kui siis Jaan Jungi tõlkest, Jaan Jungi pingutustest selle raamatu tõlkimisel. Jaan Jung oli kooliõpetaja ja harrastusajaloolane, nagu te kõik teate. Umbes samal ajal ilmus ka kroonika tõlge läti keelde. Lätikeelne tõlge muide oli teaduslikult kaalukam, kui oli eestikeelne tõlge. Ja nüüd me oleme jõudnud sinnani, et 19. sajandi lõpul tekkis eestlastel juba vajadus raamatu järgi, mis siis koondaks kõiki nende jaoks vajalikke teadmisi, ehk siis üleüldise teaduse raamatuni. Ja Ilmar Vaaro, ma ei näe ka Ilmar Vaarot siin praegu, igatahes Ilmar on kirjutanud nüüd selle raamatu väga innukast algusest ja tema selle luhtumise põhjustest, sest raamat, nagu me teame, ei jõudnud kaugemale kui märksõna nii Brasiilia. Erinevalt lätlastest, kes jõudsid tükk maad kaugemale, nemad jõudsid juba koloriidini. Seda on päris palju rohkem. Ja nüüd siis see päris viimane tekst.
iseseisvuse kuulutamisest, iseseisvusmanifestist, sellest manifestist me ei pea üldse rääkima, seda te kõik teate peas, see loetakse igal 24. veebruaril Kubermangu aias valju häälega ette. Ja sellega seoses, mõtlesin, kas ma hakkan rääkima või hakka, vot. Nimelt see meie tunnuslause, rahvas algas raamatust, kõlab nii väga hästi, aga äkki see on natuke diskuteeritav teema. Igatahes üks asi on kindel, et riik algas raamatust. Ilma raamatuta meil oma emakeelse raamatuta meil oma riiki olnud ei oleks. Ja kui nüüd Eero saatis oma essee, siis mulle alguses tundus, et see on natukene liiga teoreetiline, ulatub liiga kaugele. Ja ta saatis selle essee millalgi kas 2024. aasta algul või koguni 2023. aastal. Aga praegu hetkelises poliitilises olukorras on see essee, kus Eero lahkab nüüd nii iseseisvuse põhimõtteid kui rahvusvahelisi suhteid laiemalt, on see muutunud äkki väga aktuaalseks. See on lausa prohvetlik essee seal meie raamatus nüüd. Nii, siis aitäh, Eero, ja lätlastel ei olegi sellist dokumenti nagu meil. Läti iseseisvusdeklaratsiooni lugu on natuke keerulisem, aga sellest on võimalik raamatust lugeda. Nii, siis veel. Seekord mul on väga suur rõõm tänada raamatu keeletoimetajat Tiina Hallikut. Tiina on keeleliselt toimetanud kõik minu koostatud väljaanded, aga väga harva on ta jõudnud esitlusele. Praegu on see hetk. Aitäh, Tiina. Nii, raamatu küljendas nagu ikka kõik meie raamatukogu väljaanded. Margit Plink. Aitäh, Margit. Ja selle raamatu suurepärase kujunduse võlgneme Viktor Kurovile. Aitäh, Viktor. Ja kindlasti teid huvitab, kuidas see suurepärane kujundus on tehtud. Seda on võimalik lugeda selle raamatu vahel olevast järjehoidjast. Nii et pöörake tähelepanu järjehoidjale. Siis raamatul olid ka tehnilised toimetajad Kerli Randjärv, kes kontrollis kirjaid põhiliselt. Ja Piret Pärgma, kes ühtaegu oli ka raamatu korrektor, ta luges raamatu viimast korrektuuri, leidis seal veel päris palju vigu, mis olin mina teinud või läbi lasknud. Aitäh, Piret, ma loodan, et ta leidis ikkagi kõik, aga kindel ei saa olla. Nii. Ja veel ma tahan öelda, et ma olen väga tänulik oma imelistele kolleegidele raamatukogu humanitaaria ja kunstide osakonnast. Ja milles see imelisus seisneb? Imelisus seisneb selles, et nad näevad, et sa vajad abi veel enne, kui sa ise sellest aru saad. Nad näevad teist inimest. Aitäh teile kõigile. Aga see ei ole üldse veel kõik. Nagu öeldud, need esseed on väga lühikesed, väga kokku surutud, aga selgub, et igat teksti on võimalik veel rohkem, veelgi lühendada. Nimelt, kui me seda raamatut kavandasime, siis Mihkel Voldil oli veel ka idee teha raamatu juurde näitus ja ta töötas juba väga põhjaliku plaani välja selle näituse jaoks, aga kui Mihkel meil tööd lahkus, siis see projekt enam edasi ei läinud. Läks täiesti kraavi omadega ja olekski niimoodi jäänud, kui mitte Aivar Põldvee ei oleks meile reserveerinud näituse stende Tammsaare pargis. Veel 3. kord Aivarit tänada, aga ta jõudis juba enne ära minna. Aga mis me siis nende stendidega peale pidime hakkama? Stendidega, mis peaksid kõnetama nüüd lausa igat mööda minejat. Ja pealegi tuli teha taas valik
raamatusse olid niigi valitud juba ainult väike osa ilmunud kirjandusest. Nüüd tuli nende teemade arvu veelgi kahandada. Ja siin tulid mulle appi head kolleegid, minu toonane juhataja, humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja Katre Riisalul tuli idee, et teeks koomiksi. Ja aitäh, Katre. See oli suurepärane idee. Kõigepealt, et kes selle koomiksi siis teeb, ega meie ei tee koomiksit. Ja mulle tundus alguses natukene mitte päris realistlik Katre idee, et paluks Joonas Sildret seda teha, sest Joonas on üsna tunnustatud koomiksikunstnik, et kas tema nüüd ikkagi on nõus, aga oli. Ja niisiis Joonas on vaadanud kunstniku pilgu läbi seda meie raamatulugu. Joonast kahjuks siin ei ole, et teda tänada. Aga selle näitusega oli muidugi veel palju tööd. Valiku, mida nüüd sinna näituse stendidele panna, tegid Katre Riisalu ja Paula Põder. Ja edasine töö kulgeski siis muide Paula kindlal juhtimisel, nagu tänane esitlus ka muuseas on Paula korraldatud. Aga mida vähem tekste, seda rohkem inimesi, nendega peab tegelema, selgus. Nii et ma tahaksin veel tänada Urve Sildret. Aitäh. Rutt Hiiet. Aitäh, Ruut, aitäh sulle. Elo Jakobsoni. Aitäh. Ja Virge Lood. Ja nüüd me oleme sealmaal, et me võime minna korrus allpoole ja vaadata, kuidas see näitus ikkagi välja tuli, sest seda saab nüüd näha meie raamatukogu akendel. Nii, päris sealmaal me veel ei ole, sellepärast, et kõike seda poleks juhtunud, kui ei oleks Piret Lotmanit. Nii et suur aitäh sulle, Piret. Aitäh. Aitäh. Kannatlikkuse eest kõigile. Aga nüüd me oleme küll sealmaal. Ametlik osa on sellega lõppenud. Te olete kõik palutud 0 korrusale, jookide ja suupistete juurde ja aitäh teile kõigile osalemast. This concludes the formal part of the event. Now you are invited to drinks and refreshments on the next floor. And thank you all for participating. Have a nice evening.